Nüüd natuke räägime tulevikust. Milline tulevik, milline riik. Uude paradigmasse ühiskonna ja riigi elus ei saa sammuda vanade terminitega, vana sisuga. Ei pääse sinna ka vanade kodarate, vana käru ja vana kaalikaga. Palun võtke sedagi arvesse. Uue paradigma kujundavad ja viivad ellu uued inimesed, kelle tegevus ei põhine vägivallasüsteemil, vaid hoopis inimväärsel süsteemil. Ning millist nime võiks kanda Eesti riik siis, kui ta pole enam vägivaldne? Nimi võiks olla Eesti kodanike riik, Estonian State of Citizens. See on riik, kus kõrgeima riigivõimu kandjad on oma võimust teadlikud kodanikud, ei keegi muu. Mida teha? Traditsiooniline küsimus ajaloo hämarustest juba. Tuleb ajada Eesti asja. Seda ei saa ajada erakonnad. Seda saavad ajada vaid teadlikud täiskasvanud kodanikud. Kuidas nad seda asja ajavad? See on nende otsustada. Nende ja ainult nende. Ei kellegi teise. Kui keegi teile kõrva sosistab, et keegi teine, siis öelge talle valetad. Ning mida ütleb siin vanarahvas? Vanarahvas ütleb nii, kes valetab, see varastab. Vaat nii on lood maatükil nimega Eesti ja vaat just nii nad meid paljaks röövisid. Kes on kõrgeima riigivõimu kandja Eestis? Küsin veel kord, topelt ei kärise. Õigus, mina olen. Nõnda on mul põhiseaduslik õigus esitada konkreetne kava tegevusteks Eesti Vabariigi põhiseaduse elluviimiseks Eestis. Olen selle kava avaldanud netis, aga võib-olla kõik kodanikud pole seda veel lugenud. Selle kava kokkuvõte on järgmine. Kodanikud peaksid ärkama, avama silmad. Seejärel peaksid nad koonduma asukoha põhiselt kodanike toimkondadesse üle maa, sealhulgas ka kogukonnad välismaal. Nendes toimkondades nad kasvatavad oma teadmist kõrgeima riigivõimu kandmisest, harjutavad koostööd ning valmistuvad kodanike kongressiks, mille saadikud valivad Eestile rahvakogu. Olen soovitanud kodanike konverentse, suvekoole või suvepäevi, mis toimuvad igal aastal näiteks juuli keskel. Seal saavad toimkondade esindajad kord aastas kohtuda ja üheskoos ajada Eesti asja. Tutvuda üksteisega, võtta vastu otsuseid ja teha uusi kavasid. Valmistuda järgmiseks kodanike kongressiks. Põhiseaduse komisjon, kodanike komisjon põhiseaduse elluviimiseks ja õiglane kohus, kodanike loodud kohus kodanike õiguste elluviimiseks on vajalikud nähtused olukorras, kus võimul olevad tegelased rikuvad põhiseadust ja ise rikkujaid vastutusele ei võta. Väärikate akadeemia on võimalus esile tõsta kodanikele nähtavamaks muuta nende teekäijate tegevust, kes aastakümnete vältel on andnud oma ainukordset panust, mõjutades ja tasapisi arendades ühiskonda inimväärse süsteemi suunas. Lisaks olen tungivalt soovitanud luua kodanike meedia, netiportaal, telekanal, sealhulgas keskse portaali, mis koondab Eesti asja tegemisi üle maa ja üle maailma. Olen valmis osalema selle meedia töös. Selle meedia ettevalmistamisel olen osalenud ammu. Kõik see ongi Eesti asja ajamine. Kui nii toimub, siis see ongi Eesti asja ajamine. Kui nii ei toimu, siis ajab Eestimaal asju jätkuvalt keegi teine ning jätkuvalt ei saa tema mitte kuidagi olla kõrgema riigivõimu kandja.
ent ta saab küll olla kodanike röövija, valetaja, ajaraiskaja, ühiskonna ressursside kulutaja oma huvides ja veel palju muudki. Kõike seda, mida teiegi olete arvatavasti kogenud omal nahal. Ning lisaks sellele palju muudki veel. Lõbus jalutuskäik tundmatusse. See on jalutuskäik tänasest homsesse. Just nõnda näen ma kodanike liikumist 21. sajandil. Neil, kel pole kaotada midagi, on võita kõik. Lõbus jalutuskäik, kerge kui udusulg, värvikirev kui õhupallide meri maigu taevas. See ei ole mingi koorem. Teadlikele kodanikele kanda ei ole. Neile ongi see vaid lõbus jalutuskäik läbi ajaloo. See ei ole mingi uus kruvi kodanike selga, niigi väänatud ja kruvistatud rahva selga. Vastupidi, see on vabanemine ajaloo painest, röövlite ikkest ja nende loodud röövelikust süsteemist. See ei ole ka mingi radikaalsus, millega vehib kodanike aktiivsusest kõneldes bürokraatia diktatuuri külge klammerduja oma piruka kaotamise protsessis. Las dikteerib nüüd oma tühja koridore, las püüab oma tuules lenduvaid pabereid, las koondab oma olematuid rivisid ja las ütleb peeglisse mäe. Vägivallasüsteemi kraanide kinnikeeramine ei ole radikaalsus. See on kraanide avamine inimestele nende eluks ja viljakaks tegevuseks ühiskonna edendamisel ning arendamisel. Radikaalsus on hoopis miski muu. See on piiri ületavad tankikolonnid. See on, kui kõnelejal topitakse kinni suu. See on terroritõrje salkade erialane töö seal, kus terrorismi ei ole. See on Maidan, kus vägivallasüsteemi tellitud snaiprid tulistasid korraga mõlemale poole barrikaadi, et põhjendada enda olemasolu ja enda korraldatud terrorit. Et saada juurde ressursse vägivallasüsteemi tugevdamiseks ja kasvatamiseks oma ametkonnas, brigaadis või bandes ja nii õigustada oma süsteemi olemasolu. Neid ressursse, mida teadlikud kodanikud kasutavad hoopis muuks. Käimiseks rahumeele teed. Radikaalsus on see, kui erakonnad röövivad paljaks ja suretavad nälga kõrgeima riigivõimu kandja. Radikaalsus on ka kodanikke taga kiusavad vägivallasüsteemi agendid ja muud laguneva süsteemi kruvikesed ning mutrikesed. Kodanike liikumine ei ole radikaalsus, see on ärkamine. Ärkamine mahedal ja kargel kevadhommikul, nagu näiteks täna. Siin võiks ettekande lõpetada. Aga ma arvan, et ma olen küll kaua rääkinud. Aga on olemas veel teine osa ettekandest. Kui teil on jaksu ja soovi, siis ma võin ka sellest rääkida, aga siis võtaks veel veerand tundi aega. Aga võib ka mitte seda teha, siis saate küsida ja teil on midagi muud vahepeal.